Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Head Digitunni kuulajad, meil on sügav suvi käes ja erinevalt kõikidest eelmistest suvedest me vaatasime Hansuga Digitunni tavalist uudiste listi ja leidsime, et uudiseid on väga vähe. Ja me tulime selle peale, et on võib-olla väga hea aeg suvel teha mõned teistmoodi saated. Ja mõned sellised saated, kus me võtame ette ühe teema, mis meie arvates on tehnoloogia maailmas praegu kuidagi märgiline või me seisame nagu teelahkmel või mis võiks olla tulevikus oluline, aga me täpselt täna ei tea, kuhu see läheb ja mis sellest saab. Ja erinevalt siis tavalisest digitunnist meil on aega rahulikult terve saade ekspertidega arutada ja vaadata, teha selgeks tegelikult ka nii endale kui teistele, mis toimub. Ja esimene tänane saade ongi esimene selliste seast ja järgmised, ma arvan, 3-4, maksimaalselt 5 saadet on veel teistmoodi formaadiga, siis läheme tavalise digitunni juurde tagasi. Aga Hans, ma annan sulle sõna tutvustamaks meie tänast esimest teemat ja külalisi. Ja loosi tahtel tõmbasime siis kübarast esiteks krüptoraha teema, mis ma arvan, et kas just 2009 me hakkasime seda kajastama, kui Bitcoiniga välja tuldi, aga ikkagi oleme juba üle dekaadi sellest rääkinud eri nurkade alt, aga on nagu internet tuli ja tekitas revolutsiooni maailmas, siis mulle tundub, et selles uues rahanduses, mis on detsentraliseeritud, on kogu aeg midagi põnevat toimumas ja räägime täna sellest 2 külalisega, kelleks esiteks on Edgar Aronov, kes, ma ei tea, ma ütleksin, Edgar, oled sa krüptoinvestor, on see õige tiitel sinu kohta või mis sa ise ütleksid? Võib nii öelda, aga entusiast meeldib mulle rohkem. Väga hea. Ja Andres Kitter on teine, kes on LHV Eesti Panga juhatuse liige, aga ka LHV Suurbritannia filiaali juht. Tere, Andres! Tervist! No võib-olla me alustame sellest, et me päris nagu ABC ja 1, 2, 3 nagu üle ei käi, aga võib-olla mul on isiklikult tunne, et viimase aasta ja pooleteise jooksul on selles krüptoraha, krüptovaluutade, kumbki ei ole päris hea termin, aga selles valdkonnas on mõned sellised suured trendid, mida me peaks korraks üle käima, et kõik oleme samal lehel. Ja ma alustaks võib-olla sellest. Ma küsin ka teilt, on ju, et öelge 2-3 märksõna, mida peaks teadma sellest valdkonnast. Ma esiteks ise ütlen DeFi, detsentraliseeritud rahandus, decentralized finance, mis on midagi erinevat kui sellest, mida me võib-olla kuulajad on mõelnud Bitcoini all. Ainuüksi, kas mul on õigus ja kuidas teie ütleksite, mis see DeFi täpselt on? Jaa, et on selles mõttes erinev kui Bitcoin on, et Bitcoin on tehniliselt hästi limiteeritud, et sa ei saa Bitcoini peale nii-öelda lubadusi sisse programmeerida, et versus see, mis seal on Ethereum. Ethereumi peale sa saad siis nii-öelda lubadusi sisse programmeerida, mis siis tähendabki seda, et sa saad luua sinna programme, mis elavad enda elu, mida keegi ei kontrolli ja nad elavad kindlate reeglite järgi, mis on alguses kokku lepitud ja keegi neid reegleid rikkuda ei saa. Ja ehk siis me võime sellest mõelda kui finantsteenused, nagu me neid praegu kasutame, aga ilma vahendajata. Et vahendajad seal sees ei ole, et reeglid pannakse paika, programm pannakse ülesse ja enam seda programmi keegi muuta ei saa. Kui sinna programmi sisse on öeldud, et kui mina panen enda raha sinna programmi, siis ainuke isik, kes seda raha saab sealt välja võtta, seda puutuda, on ainult mina ja mitte keegi teine. Et see on see DeFi, siis kasutad finantsteenuseid, aga ilma nii-öelda vahendajata. Et põhimõtteliselt raha ise on ka pank mõnes mõttes. Jah, öeldakse, jah, see on hästi tuntud termin on siin, et ole ise enda pank, aga reaalsus on see tegelikult, et iseenda pank olemine ei ole tegelikult eriti hea, et see on selline hea asi, mis öeldakse, et ole iseenda pank, lõpuks ometi sa saad olla see, aga siis kui sa päriselt oled iseenda pank, siis sa saad, kui ma kaotan võtmed ära, ma kaotan kogu oma raha, mul ei ole mitte kuskile minna,
ja siis teed mingid suuremad ülekannet, siis jälle higistad, kas ikka on kõik andmed korrektsed ei ole. Aga Edgar, kuule, kas sa oskad tuua ka ühe konkreetse näite mingisugusest, nagu sa nimetasid sellest lepingutest, mis on sinna sisse programmeeritud Ethereumisse või selles DeFis, mingi näide mingist rakendusest või teenusest, mis on, ma ei tea, miljonite poolt kasutatav või lendu läinud? 2 head näidet on. Meil on siin üldse sellised laenuplatvormid on üpriski populaarsed. Inimesed, sul on 2 osapoolt, väljaspool krüptot, sul on 2 osapoolt, inimene paneb oma raha kuskil sinna laenuplatvormi, teised laenavad selle välja, maksavad intressi, intress läheb sellele rahapakkujale. Sellised laenukeskkonnad on DeFis hästi populaarsed. Et on näiteks Aave, üks selline platvorm ja loogika on üpriski sarnane. Sul on ühel pool inimesed, kellel on varad, nemad lukustavad oma varad sinna süsteemi ja siis on teised inimesed, kes siis laenavad selle raha välja ja maksavad intressi selle pealt. Siin on küll natuke erinevus on see, et see on tagatisega laen, ehk siis nad peavad, kui mul on, ma ei tea, mul on Ethereumid, Bitcoini, mingid muid varasid, ma pean need lukustama sinna tagatiseks ja siis ma saan võtta laenu juurde. Et see on selline üks populaarne näide, kus on miljardites raha lukustatud kasutajate poolt ligi 1 aastaga. Et ja hästi populaarne ja seal on samamoodi, kui mina panen oma raha sinna intressi teenima, siis mitte kellelgi ei ole kontrolli selle raha üle peale minu. Isegi mitte arendajatel, kes selle programmi tegid, et mitte kellelgi. Aga üks selline teine äge näide on, praegu vaata Coinbase tuli börsile nüüd hiljuti, et Coinbase on börs. Ja teine selline hea näide on Uniswap, mis on samuti börs, aga ta on samuti nii-öelda veits raske sõna detsentraliseeritud, ehk siis mitte keegi seda ei kontrolli. Et sa saad seal vahetada erinevaid varasid oma vahel, aga nagu siit tuleb ka see, miks mulle see näide väga hästi meeldib, et siin tuleb ka see krüpto potentsiaal väga hästi mängu, et krüpto on lõpuks automatiseerimine ja efektiivsus, et ja kui sa saad need reeglid sinna paika panna, siis programm ise jookseb ja ta jälgib neid reegleid ning seda haldust on üpriski nagu vähe. Ja siis kui me võtamegi näiteks mingitel perioodidel Uniswap tegi sama palju volüümi kui mitte rohkem kauplemist kui Coinbase tegi, aga samas sul on Coinbase, millel on 1000 töötajaid, samal ajal Uniswapis on selline 25-30 töötajat. Ja seda me näeme üle erinevate DeFi äppide ja samad mustrid. Et seal see efektiivsus on palju suurem, kuna lihtsalt kõik on programmeeritav, automatiseeritud. Okei, see kõlab nagu selline hea unistus. Andres, sina oled pidanud kindlasti nii oma pangas kui tõenäoliselt igasugustele muudele inimestele kuidagi tegema sellise algkursuse sellesse maailma. Mis sinu nagu 4 lauset on selle kohta, kui tuleb täitsa tume inimene ja küsib, kes ei tea mitte midagi sellest valdkonnast. Kuule, Andres, seleta ära, mis värk sellega on? Ja, eks see on siuke põnev teema, mis praegu kogub populaarsust ja ausalt öeldes pangana on meil tegelikult päris suur kohustus ühiskondaga natukene harida sel teemal ja võib-olla üldine teadlikkuse tõus kogu virtuaalvääringutes ja võib-olla uutes finantstehnoloogiates on väga vajalik ja tegelikult kui me nüüd räägime erinevatest krüptovaluutadest, nende rakendusest, siis tõepoolest meie võib-olla siuke nagu mainstream teadmine piirdub Bitcoiniga ja Bitcoini laadsete varadega ja DeFi on nüüd uuem teema ja täpselt nagu Edgar ka välja tõi, siis see DeFi puhul just see võib-olla krediidi vahendamine on valdkond, mille osas peab olema väga teadlik. Et kui krüptovarade puhul me räägime ikkagi suures plaanis sellest, et tegemist on näiteks alternatiivse varaklassiga, kuhu siis kliendid lisaks kinnisvarale, aktsiatele, võlakirjadele saavad investeerida. Digitaalne kuld on selle kohta öeldud, on ju? Jah, põhimõtteliselt küll, et eks ta on mingi digitaalses vormis mingisugune väärtus, millel on siis turuhind, mis siis kõigub parasjagu, aga teiselt poolt DeFi, nagu ka Edgar välja tõi, on võimalus, kus siis nii-öelda täiendav likviidsus liigub siis läbi DeFi platvormi kusagile, kellel on laenu või likviidsust vaja. Aga me ei tohiks ära unustada, et DeFi puhul on tegemist klassikalise laenamisega, klassikalise krediidiriskiga, et üks tõsine asjaolu krediidi andmisel on see, et osa kliente ei maksa krediiti tagasi, et keegi jääb rahast ilma.
ja see on siis, sa tood selle nagu probleemina välja seal Defi puhul, et ma saan aru, Edgar ütles, et kõik on seal Aaves või mis see platvorm oli, et kõik on nagu kaetud, et kõik on tagatud, anna raha välja ja tuleb ise tagasi ja midagi ei pea tegema. Ja ma korra segan vahele, et see on just, selles mõttes hetkel Defis on ainult need krediiditurud, kus sul ongi nii-öelda üle tagatud. Ehk sa pead panema tagatist rohkem, aga see on problemaatiline tegelikult, sest enamjaolt laenudest, mis meile siin välja antakse, on ikkagi tagatised tihtipeale, kas seist väiksemad laenud. Oota, aga seletage mulle ära, ma olen täitsa nagu, võib-olla see on rumal küsimus, aga ütleme, ma tahan osta korterit, on ju. No ütleme, et korter maksab 250 000 eurot. Nii, nüüd ma lähen sinna platvormile ja selleks, et ma saaks sealt laenu, peab mul olema 250 000 eurot. Siis ma panen selle sinna ja ütlen, mul on 250 000 eurot, aga ma ei taha selle eest korterit osta, aga ma annan selle teile, andke te mulle vastu. Ma ei saa aru sellest. No selles mõttes, mingis mõttes jah, aga lihtsalt üldjuhul need, kes sinna need tagatist panevad, on ikkagi smooth investeeringud. Ehk siis üks näide siin võib olla see, et sul on hunnik aktsiaid ja sa ei taha need aktsiaid müüa, aga sul oleks vaja likviidsust, kas sa tahad kuskile startup investeerida või kuskile mujale. Okei, ma olen nagu pandimaja mõnes mõttes. Jah, selles mõttes, et aga traditsioonist finantsasutused toimivad ka niimoodi hästi üpriski palju kõigist, et samuti ka kinnisvaraga, sa paned selle kinnisvara tegelikult tagatiseks, nii-öelda mõnes mõttes. Aga see on tegelikult me proovitakse hästi pikalt praegu lahendada seda, et ka kuidagi saaks tagatiseta laene välja anda. Seda on juba suudetud teha protokollide vaheselt, aga mitte nagu inimeste vahel. Okei, ma arvan, me peame siia tegema pausi ja siis läheme kohe jutuga edasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja tänase sellise fookussaate teema on krüptoraha ja me rääkisime juba Defist lähemalt ja sellest ka, et kui sa tahad võtta siis laenu, sa pigem paned tagatiseks mitte näiteks seda korterit, mida sa ostad, nagu kodulaenu puhul ennegi tõi näite, vaid pigem sa laenad krüptoraha ja tagatiseks on krüptoraha, et sa pigem erinevate siis nende krüptoraha instrumentidega otsid võimalusi, kuidas teenida suuremat tulu, kui näiteks on su laenuintress. On ju. Kas tundub, et see valdkond on muutumas selliseks ikkagi väga spetsialiseeritud rahanduse valdkonnaks, mitte ta ei ole, ma ei taha sukust tädimaali klišeed kasutada, aga mitte, et ta ei puuduta iga ühte meist täravalt, vaid ta on mõeldud neile, kes tahavad tegeleda tõsiselt nagu investeerimisega, aga mitte siis tavapanganduses. Ta on, Defi on selline hästi, ta on nišikas igal juhul, et kes praegu Defit kasutavad, on siis sellised suured nohikud, kes on krüptoosas tehniliselt hästi nagu põnevil finantsinimesed, kes on ka samal ajal sellised tehnilised inimesed, et ta on nišš toode, et aga teine valdkond, mis on hakanud, mis tuli mulle ka natuke üllatavalt, on need NFT-d, millest me oleme ka rääkinud ja NFT-d on esimene liikumine krüptos, mis on toonud väga suures mahus inimesi sisse, kes ei teadnud mitte midagi krüptost, keda isegi krüpto ei huvita ja nad kasutavad seda, ja see on läinud väga palju populaarsemaks kui Defi on läinud ja toonud palju rohkem uusi inimesi sisse, et jah, Defi ise on selline pigem nišš hetkel veel. Okei, aga Andres, ütle mulle, minul ei ole ühtegi münti kuskil digitaalselt, on ju, no ei ole nii nohik ja ei ole nii finantsinimene, et viitsiks tegeleda. Aga ma loen neid uudiseid kogu aeg, eks ole, see on põnev, me kõik elame kaasa, Bitcoini hind 50 000, 60 000, siis ta on 25 000, on ju, siis küsime, kas ta on nüüd 20 000, äkki on 200, Elon Musk ostab, Elon Musk müüb, Hiina keelab, lubab, tohutu selline draama on selles maailmas kogu aeg. Ja jube raske on aru saada, et kas see on mingi selline ajutine mull, kas see on mingisugune püramiidskeem, pettus, see läheb varsti üle, kaob ära, on ju, või see on nagu midagi, kus käib praegu selline paika loksumine ja me võime näiteks, ma ei tea, 2 või 3 või 4 aasta pärast logida ka LHV panka ja osta sealt mingit krüptovärki, nii nagu ma ostan võlakirju, aktsiaid ja teen makseid. See kõik võib juhtuda juba varem, aga... Väike vihje. Meil reguleeritud finantsmaailma inimestel on hästi paha komme hästi ruttu jõuda regulatsioonini ja tegelikult ma arvan, ma ikkagi pean natukene siin regulatsioonist rääkima, et see kõik, mis sa kirjeldad, Henrik, on väga õige, see turg on hästi volatiilne.
Ma ei kujuta ette, et üks aktsiainvestor suudaks rahulikult istuda oma aktsiaportfellis, kus ühe lugupeetud inimese tweedi peale 30% portfelli väärtusest pühitakse hooga minema ja ta läheb rahuliku näoga trenni tegema ja rattaga sõitma peale seda. Samuti ei oleks mõeldav ju ühe ettevõtte juhi kommentaar oma enda ettevõttega seotud tulemuste investeeringute osas selliselt, et finantsjärelevalve ei hakkaks teda uurima, kuigi Elon Muski puhul on tal pidevalt diskussioon siis USA väärtpaberi järelevalvega. Ja selge on see, et regulaator püüab turgu korrastada, kaitsta, tagada seda, et kõigil turuosalistel oleks võrdne positsioon, kui nad siis mingite varadega kauplevad. Et see, millisel määral on ära reguleeritud investeerimisteenused, näiteks Euroopas on ju tänaseks kardinaalselt erinev, kuidas on siis reguleeritud hetkel veel siis virtuaalvääringutega seotud valdkonnad. Aga see tegelikult on väga olulisel määral muutumas, sellepärast et Euroopas on 2024. aastal tulemas välja uus regulatsioon, mis sarnaselt siis traditsioonilisele investeerimisteenustele reguleerib ära olulisel määral ka siis virtuaalvääringutega seotud valdkonna, mis ma arvan toob olulisel määral ka stabiilsus sellele turule. Ehk turuosalistele tekib võrdne nagu mänguväli, kõik instrumendid, kõik turuosalised allutatakse järelevalvele, mis kindlasti mõjutab turul ka volatiilsust. Ja selles mõttes ma arvan, et me kindlasti läheneme mingisugusele platoole ja teiselt poolt, mis see regulatsioon võimaldab veel suuremalt massides krüptovaluutat viia. Ehk täna, miks väga suured pangad ei paku oma klientidele alternatiivse investeerimisviisina või tootena virtuaalvääringuid on see, et puudub selge regulatsioon, nad ei taha võtta endale vastavusriski, nad ei taha võtta endale riski, et hilisemas regulatsiooni keskkonnas tuvastatakse mingisugune eksimus. Näiteks pangapoolne eksimus, et nad on müünud kliendile finantsvara, mille osas nad ei ole teinud piisavalt analüüsi ja kliendi huvisid kaitsnud. Ja kui see regulatsioon tuleb, siis ma olen täitsa veendunud, et iga mõistlik investeerimisteenustele suunatud pank pakub oma kliendile alternatiivset investeerimistoodetena virtuaalvääringut. Aga kas siin ei puutu teie arvates ole siuke suur olemuslik konflikt, et Andres, sa mainid selle pildi tegelikult, mis tundub väga usutav, et edasiseks kasvuks peab tulema, see on reguleeritud, stabiilne, sul on järelevalve selle valdkonna üle ja siis läheb see veel suurematesse massidesse. Ja teisest küljest, miks ta on niimoodi kasvanud globaalselt praegu, on selle detsentraliseerituse tõttu, selle reeglite puudumise tõttu, selleks, et seda kõike reguleerib ainult programmkood, millest nagu need teenused koosnevad ja miski muu, on ju Edgar, et see on nagu olemuslik konflikt ja ma nagu hea teatrikülastajana vaatan, mis laval toimub ja ennustan, et siit tuleb mingi plahvatus. Ma korra kommenteeriksin seda samat küsimust, et on ka hästi suur vahe tihtipeale, et kas me räägime reguleeritusest ettevõtetele, kes hoiustavad inimeste raha, kes pakuvad neid teenuseid vahendajana, ja või siis näiteks AV-sugustest programmidest. AV-sugustele programmidele on väga-väga keeruline regulatsiooni peale panna. Ja ma ise ei tea ka, kuhu see täpselt välja viib, aga kui me võtame näiteks Coinbase'i konkurendi Binance, ja nemad opereerivad siis sellisel hallil alal. Coinbase on siis täiesti nad on kindlustatud, nad on vastad igale regulatsiooni tingimustele. Ja siis seal on Binance, kes on kuskil Maltal, seal hallil alal, nad kuskil riigis ei resideeru päriselt. Ja Binance pakub näiteks 125-korset võimendust. Ükskõik, kas sa tead finantsist, mitte midagi ei tea, lähed platvormi, paned ID-kaardi ülesse ja ostad Bitcoini 125-kortse võimendusega. Aga mingi jama tuleb, mis siis saab? Siis nad tulevad siis mingid Malta sellised tõsiste nägudega Malta tüübid mustades ülikondades tulevad mulle ukse taha. Ei tule, nad lihtsalt võtavad su raha ära. Siin lihtsalt likvideeritakse ära selles mõttes. Ja see on ka üks põhjus, miks praegu krüptoturud on eriti volatiivsed, on see, et kuna suur osa hinnaliikumisest ikkagi on lihtsalt spekuleerijad, tihtipeale spekuleerijad, kes ei tea päris täpselt, mis nad teevad ja nende jaoks on lihtsalt see teenus nii kättesaadavaks tehtud. Ja siis, kui tulebki Elon Musk teeb ühe tweedi,
hind kukub 2%, juba likvideeritakse mingisuguse 50 või 100+ miljoni dollari eest inimeste varasid ära, see tõmbab hinna veel alla ja siis see hind käibki kogu aeg niimoodi üles-alla. Et see on hästi suur murekoht. Me teeme siia pausi ja siis esitame selle sama küsimuse Andresele. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja me jäime pooleli väga põneva koha peal selles osas, et kas siia pole sisse programmeeritud siuke konflikt, mis on selle vahel, et ühest küljest selle valdkonna nagu laiemaks levikuks meil on vaja regulatsiooni ja stabiilsust ja teisest küljest praegu seda kõike kasvatab ja suurendab nende teenuste populaarsust ja levikut just see, et nad saavad levida reeglite puudumise tõttu, et ta on detsentraliseeritud, et ainukene, mis neid piirab, on tarkvara ja kood. Et kas see on võimalik, et need kaks suunda kuidagi üksteisega kokku käivad. Ja kui me kuulsime Edgari puhul seda head selgitust, Andres, kuidas sina näed seda traditsioonilise panganduse poole pealt? Ma julgen prognoosida, et turg hakkab ennast ise reguleerima. Ja see tururegulatsioon, iseregulatsioon tekib läbi selle, et tekib väga suur vahe reguleeritud institutsioonide ja hallisalas toimetavate institutsioonide vahel. Ehk siis sama Binance'i näide, mis enne ka kõlas, ilmselt hakkab iseloomustama ka seda, milliseid valikuid uued investorid oma platvormi osas tegema hakkavad. Lisaks on ikkagi traditsioonilisel finantsil täna väga oluline roll vähemalt vahenduslülina likviidsuse sissevoolul krüptomaailma. Ehk siis selleks, et Coinbase'i platvormilt osta Bitcoin, on sulle tegelikult vaja sinna raha kuidagi esmalt saada. Ja kuna seda ühenduslüli kontrollivad põhimõtteliselt reguleeritud pangad, siis ma julgen väita, et hallisalas tegutsevatele platvormidele ei ole ükski finantsasutus valmis varsti enam teenuseid pakkuma. Ja sellega me tegelikult reguleerime ära ja tagame selle, et regulatsioonid, mida riigid siis rakendavad, jõustuvad ka mõistlikult. Kindlasti siin on teatud määral kasu olnud kogu virtuaalvääringute kasvul just seal reguleerimatusel ja võib-olla sellisel positiivsel anarhismil ja finantsmaailma vastuseismisel. Aga ma arvan, et täiskasvanuks saamisel ja järgmises arenguetapis kindlasti on vaja rohkem regulatsiooni ka sellepärast, et tagada investorite kaitse, kes sellel turul toimetavad. Et ma kujutan ette, et kui turg, kus ei ole regulatsioone ja investorid kaotavad raha lasta kasvada, siis pikas perspektiivis tekib usalduskriis. Aga see, Andres, toimib teistpidi ka, on ju? Et sa ütlesid, et pangad kontrollivad seda ühenduslüli, et ma ei saa võtta mingisugust musta päritolu raha ja kanda seda Coinbase'i ja öelda, et nüüd mul on hupsti järsku kuskil Bitcoinid, mida ma ise kaevandasin. Aga väga vähe, ütleme, et pangad kontrollivad ka seda, et kuidas ma sellest Bitcoinist või mis iganes coinist saan raha tagasi. Ehk, et mul võib olla tohutu hulk mingit virtuaalset raha, aga kui ma ei saa maju ja autosid osta sellest, siis on sellest väga vähe kasu. Nõus, aga praktikas on see, et ka platvormid ise kontrollivad väga, ehk siis Coinbase'i laadsed börsid, teenusepakkujad kontrollivad väga aktiivselt, kuidas sulle need Bitcoinid on tekkinud. Ehk siis üha rohkem hakkavad võrdsustama need reeglid, riskihindamise meetodid, mis on tavapanganduses, näiteks rahapesu tõkestamise ja kliendi vara päritolu kontrollimise osas, rakenduvad ka tegelikult virtuaalvääringuse blockchaini peal. Ehk siis Coinbase täna tegelikult väga aktiivselt vaatab, kuidas sulle tegelikult see virtuaalvara on tekkinud. Kui sa oled selle saanud kusagilt Silk Roadist või muust kahtlasest kohast, siis ma julgen väita, et seda raha Coinbase'i walletisse sa kanda mitte kunagi ei saa. Ja see kontroll tõesti toimib mõlemat pidi. Ühesõnaga reputatsioon ikkagi nagu loeb ja üha rohkem hakkab lugema. Mõnes mõttes me peame siin korraks puudutama ka seda olukorda, et kui keegi, kes seda valdkonna kohta uurib, loeb, kuulab
ja näeb, et mul on võimalik järsku üleöö teenida tohutuid protsente kasumit ja mulle lähenetakse suurepärase investeerimispakkumisega, et just nüüd ma saan krüptosse investeerida ja ma saan tohutult, ma saan enneolematu piimajõed ja pudrumäed, siis neid pettusi ju tegelikult siiamaani on ja inimesed ju siiamaani jäävad rahast ilma ja ma ei mõtle isegi võib-olla, et nad ei taju riski, kuna nad ei tunne valdkonda, vaid neil lihtlabaselt kriminaalseid pettusid tehakse ka ju. Andres, kas te nagu oma panga poole ka näete, et nagu täiesti roheline inimene läheb krüptovaldkonda ja tegelikult kannab raha kuskile kriminaalidele? Ja see on tegelikult kasvav kuritegelik liik, kuidas siis heauskseid pangakliente meelitatakse siis erinevatel meetoditel, kas siis investeerima, kas siis läbi otseselt pettuse esinedes kellegi teisena, näiteks pangatöötajana palutakse kliendil teha ülekandeid võõrastele kontodele. See kahjuks on kuritegevuslik valdkond, mis kasvab. Digitaalse maailma, digitaalsete makseviiside, digitaalse pangandusega paraku kaasneb ka kuritegevus selles valdkonnas ja siinkohal me tegelikult proovime ka väga palju just koolitada oma kliendibaasi, et kui te tõesti saate selle kõne, kus väga veenvalt räägitakse ühest suurepärasest investeerimisvõimalusest, siis tegemist on pettusega. Et kui keegi tahab alustada virtuaalvääringutes kauplemisest, siis ma ikkagi soovitaks pöörduda väga tuntud ja lugupeetud ettevõtete poole ja teada taustaga ettevõtete poole, et kui ei taha välismaise teenusepakkuja juurde minna, siis meil on Eestis ka Change, väga hea platvorm, kus saab alustada virtuaalvääringutega kauplemist. Ma arvan, et tuleks käia võib-olla mingit community meet-upidel, kus räägitakse sellest ja õpetatakse investeerima, et telefonikõne peale ei tohiks keegi mitte kunagi ühtegi investeerimistehingut ja soovitust kuulda võttes astuda suhtesse oma raha kasvatamiseni, et see on küll kindel. Okei, teeme siia pausi ja siis läheme oma saate viimase osa juurde. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund jätkub ja meil on täna krüptoraha teema ning Edgar Aronov ja Andres Kitter on külas. Rääkige mulle, härrased, sellest, et kui ma nüüd mõtlen oma elu peale mõne aasta pärast, kas see krüptovärk on minu kui tavalise kodaniku elu osa kuidagi? Et täna minu finantselu osa on, ma ei tea, mul on pangakaart, eks ole, konto, toimivad mingid maksed, mul on eluasemelaen, mul on teatud mingid investeeringuid, aktsiaid, võlakirju, mul on pension, need on need minu nagu finantstooted. Kas minu kui tavalise inimese ellu see krüpto tuleb või te arvate, et ta jääb ikkagi sellise finants, ma ei tea, pioneeride nagu maailma? Edgar, võiks sinust alustada? Siin peab eristama, kas krüptos on mitu erinevat valdkonda, nii finantsteenused kui ka siis mitte finantsteenused. Praegu on NFT-d on selline esimene hästi selge lahendus, aga minu lihtne vastus siin oleks, et 2 aasta pärast ma pakun, et võib-olla veel mitte. Aga pikemas plaanis ma olen väga veendunud sellest küll, et lihtsalt see on praegu kogu see DeFi liikumine ka, see tegelikult kõik on selline 2 aastat maksimum vana, et see on nii noor turg veel, et ma asjad liiguvad siin, arengud liiguvad siin väga kiiresti, aga ma natukene kahtlen, et 2 aasta pärast tavainimene seda igapäevaselt kasutama. Aga siin tuleb ka oluline aga mõista see, et kõik, kuidas krüpto on põhimõtteliselt andmete töötlemise, vahetamise süsteem. Ja meil on praegu, kui me käime internetis, meil on Facebookis andmed, isikuandmed, Twitteris, e-mailides, et see kõik läheb tegelikult selle valdkonnaga kokku. Ehk siis ma arvan, et võib-olla esimesed sellised asjad, mida me igapäevast hakkame kasutama, ei ole võib-olla mitte DeFi, sellised tooted, vaid pigem igapäevased interneti kasutus selline. Ja kus ongi siis näiteks, kui sa praegu Ethereumis DeFi platvormi hakkad kasutama, sa ei pea enda e-maili lisama, sa ei pea siis kontost tegema, vaid sinu kontoks on see Ethereumi võti, nagu Eestis on meil ID-kaart.
sul on ID-kaardi peal privaatvõti olemas, sul on krüpto samuti privaatvõti, et ja ma saan ühe selle enda kontoga nii-öelda ühe enda ID-kaardiga sisse logida kõikides erinevates platvormidesse, ma annan neile õiguse enda andmeid kasutada ja kui ma tahan, ma saan selle õiguse tagasi võtta, et me räägime ikkagi sellest, et see tehnoloogia liigub vaikselt sinna suunas, et sellest võib saada potentsiaalsed nii-öelda interneti keskosa. Kui praegu meil on nii-öelda Web 2.0, enne oli Web 1, siis nüüd me liigume vaikselt sinna Web 3 suunas, mis ongi nii-öelda see interneti tagumine pool just, et see andmete haldamine ja kasutus muuta rohkem nii-öelda. See on päris äge visioon, et mina olen minu raha, et minu raha räägib teiega. Andres, mis sina arvad, kas 2-3 aasta pärast keskmine LHV panga klient omab mingit ühendust krüptomaailmaga või veel mitte? Ma arvan, et see on suuresti valikute ja niisuguse nagu finantskäitumise küsimus, et me hindame, et meil täna Eestis on umbes 30,000 krüptovaluuta investorit kokku. Seda numbrit on väga raske kokku panna, et niisugust tsentraalset kohta ju ei ole. Ma arvan, et 2 aasta pärast iga pank, kes pakub oma kliendile vähegi ägedaid, modernsemaid investeerimistooteid, omab sellest portfellis ka teatud hulka krüptovaluutasid, virtuaalvääringuid. Selles mõttes aktiivselt investeerivale kliendile kindlasti 2 aasta pärast on virtuaalvääringud oluliselt lähemal kui täna. Et see ei ole enam mingisugune nišikas varaklass, vaid pigem on see investoril lihtsasti kättesaadav. Selles mõttes ma olen jälle väga nõus Edgariga, et NFT maailm ja DeFi maailm areneb väga kiiresti edasi. Kas ta nüüd 2 aasta pärast on selline, et seda tehnoloogiat kasutatakse mainstreamina, seda ma ei oska öelda. Kui me alustasime LHV pangas oma ühe sisemise pilootprojektiga 2013-2014, siis ma olin hästi tugevalt kaldu sellele tehnoloogia poolele, et blockchaini saab panganduses kindlasti rakendada väga kiiresti, väga hästi. Paraku ei ole ühtegi suurt projekti blockchaini peale panganduses tegelikult ju tekkinud. Et võib-olla see DeFi, võib-olla NFT on midagi, mis seda muudab, aga võib-olla see 2 aastat on natuke liiga lühike ajahorisont, et see jooks päris mainstream. Et ma ikkagi näeks pigem järgmise 2 aasta jooksul virtuaalvääringud kui alternatiivne investeerimisklass ja pigem siis see tehnoloogia tuleb võib-olla natuke hiljem. Aga kas te usute, et teeb hoopis julge sammu selline konservatiivne asutus nagu Euroopa Keskpank ja ütleb, et meil on nüüd ka digitaalne euro tulemas. Ehk siis praegu annavad digitaalsed dollarid välja igasugused eraettevõtted, kes on justkui virtuaalvääring, mis on üks ühele tagatud dollariga. Ja maailmas riigid paljud mõtlevad, et meil tuleb oma raha muuta selliseks digitaalseks. Kas te näete, et see valdkond areneb? Kindlasti areneb. Digitaalse dollariga ehk siis USDC-ga tegeleb täna aktiivselt Visa. Visa on maailma kõige suurem maksesüsteem. Kui nemad on enda jaoks leidnud virtuaalmaailma sobiva, siis tegelikult sinna jõuavad ka teised. Keskpankade projektid ilmselt võtavad natuke rohkem aega kui 2 aastat, aga ma arvan, et nad tulevad. Lihtsalt kasutades seda tehnoloogilist eelist ja see kindlasti mõjutab ja muudab päris palju just niisugust maksesüsteemi, SEPA instanti. Aga jah, sinna läheb ilmselt natuke üle aega. Aga ma olen täitsa kindel, et Keskpanga virtuaalvaluutad või siis nii-öelda virtuaalkroonid, dollarid, naelad kõik tulevad. Aga päris nagu sellist igapäevast makseasja või et see krüptoraha muutuks rahaks. See oli selline üks algseid unistusi ju, inimesed ostsid mingid pitsasid, eks ole, bitcoinide eest ja nüüd väga kahetsevad. Edgar, kas sa näed, et me hakkame, et ta muutubki, asendab meil eurod ja dollarid ära ja elamegi selles? Jah, see võib-olla ole kõige populaarsem võib-olla arvamus, aga mina ei näe krüptot selles valdkonnas, ma ei näe, et krüpto tuleb, et nüüd üks hetk euro kaob ära või USA dollar kaob ära näiteks, mida palju räägitakse, ja siis me hakkame bitcoinides asja maksma. Et mina ei näe seda mitte mingil kujul ja minu arvus see väärtus. Esiteks tegu on volatiivse varaga, sa ei saa volatiivset vara kasutada kui nagu maksevahendina. Hetkel veel mitte.
jah, inimesed ei taha lihtsalt kasutada volatiilset raha maksevahendina, aga teine pool on ka see, et mina näen siin see pigem selles tehnoloogias ja see, mida programmeeritav raha võimaldab ehitada. Mina näen selles väärtust ja ma usun, et see ehitab meie finantsinfrastruktuuri palju efektiivsemaks, võimaldab palju uusi lahendusi, aga see, et kas me hakkame Ethereum-eetris või Bitcoinis midagi maksma, mina ütleks pigem ei. Ja see võib-olla ei olegi üldse nagu oluline küsimus, et me oleme, ma ise tunnen, et ma olen sinuga nõus, Edgar, et siin on nagu vist midagi tulemas, on ju? aga me ei tea, mis see on ja me ei tea, mis see on sellepärast, et neid asju ei ole kunagi varem tehtud ja me ei oska neid ette kujutada. Et me praegu võtame selle maailma, mida me teame, ehk et ma lähen nüüd varsti päevapraadi ostma, on ju, maksan, okei. Et seda ma oskan ette kujutada. Aga et ma nagu panen hobusele rooli külge ja pedaale, et tegelikult leiutatakse mingi täiesti uus asi. Et ma mäletan, kui ma lugesin, kuidas nagu need suured internetifirmad alguses said, 90ndate alguses, kõik oli võimalik, aga keegi ei teadnud, mis see nüüd siis on, mida me peaks selle tehnoloogiaga tegema. Ja siis keegi pani omale töökoha laua alla tiksuma arvuti, kus jooksis eBay, sest tal ei olnud paremat mõtet, on ju. Ja see võitis. Aga iga nagu eBay kohta on mingisugune 100 või ma ei tea, 10 000 projekti, mis ei võitnud. Et mulle tundub, et siin krüptos on praegu, selles valdkonnas on nagu see aeg, kus kõik nagu ootavad, et vist tuleb midagi, aga keegi ei tea, mis see on. Ma ei tea, kas olete te nõus, Andres ja Edgar, minu sellise lähenemisega? Jaa, ma ütleks seda sellisena, et krüpto on kui see on hästi suur liivakast, kogu see innovatsioon. Ja see liivakast on nii suur, et sa ei näe ühest liivakasti otsast teise liivakasti otsa isegi. Ja seal mingi hetk tekivad sellist väikesed liivalossid tekivad ülesse ja siis sul mingid asjad hakkavad muutuma natuke nagu natuke ilmselgemaks. NFT on üks ehe näide, DeFi on teine ehe näide. Reaalsus on see, et sellises varases faasis innovatsiooniga sa ei saagi tegelikult ette kujuta kõiki neid asju, mis siin tekib. Et üks ehe näide on, mis mul sellise näite tegi, oli nii-öelda flash laanud, sellised välklaanud, mis tekkis. Ka selline toode, mida tavafinantsmaailmas nagu isegi oskaks ette kujutada. Ja välklaanu sisu on see, et iga inimene, kes oskab Ethereumi programmeerimiskeelt, suudab võtta laenu $10 miljonites. Ilma tagatiseta, ilma enda isiku kindlaks tegemiseta, kui ta suudab programmile tõestada, et ta saab selle 10 sekundi pärast tagasi maksta. Ja see tõestamine, ma kohe ütlen hästi lihtsa näite, tõestamine tähendab seda, et sul on see Uniswap börs, ütleme, sul on mingi teine börs. Ja siis sa programmeerid selle koodi, näed, et ma tahan osta see tokenit, Uniswapis see token maksab $10, siin teisel börsil see token maksab $8. Ja siis ütled talle, et anna mulle $20 miljonit laenu, ma ostan siit börsilt 8-ga, ma müün siin 10-ga maha. Ja siis Ethereum kohe vaatab üle, kui palju on seda sügavust, kas see on ikka seal see kõik kogused olemas ja kui on, ta annab sulle selle $20 miljonit laenu ja siis kõik käib automaatselt, ostab ära, müüb maha, maksab laenu tagasi, ülejäänud summa jääb sulle tagasi, ülejäänud summa jääb sulle alles. Et näiteks selline mõtlemine, et iga inimene, kes oskab Ethereum arenduskeelt, suudab endale 10 miljonit laenu võtta, kui ta leiab turult mingi ebaefektiivsuse ja ta saab seda teha. Et see on ka selline üks asi, mida mina oleks ette kujutanud, et see muutub nagu tegelikult nagu nii lihtsaks. Et see on selline võib-olla üks selline hea näide ka selles osas. Okei, meie saateaeg on läbi, jube põnev teema on ja ma hea meelega räägiks veel 2 tundi teiega sellest ja iga kord, kui ma kajastan ajakirjanikuna seda teemat, siis mul on tunne, et ma sain nagu millimeetri jagu lähemale sellele, mis see tegelikult kõik on, aga kohale kunagi ei jõua. Nii et ma arvan, et meil on põhjust uuesti seda saadet teha, aga aitäh kõigile kuulajatele, aitäh osalejatele ja Digitund on järgmise sügava teemaga eetris nädala aja pärast. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.